Välisministrite mitteametlik kohtumine Tallinnas on lõppenud. 2 päeva kestnud arutelul otsustati anda Bosnia-Hertsegoviinale liikmelisuse tegevuskava. Lisaks lepiti kokku tingimused, kuidas anda edasi vastutus julgeoleku eest Afganistani enda armeele. Peasekretär Anders Fogh Rasmussen kinnitusel lepiti kokku mitmes punktis, mille kohaselt on tuumaheidutusel ja raketikilbil oma osa uues novembrikuisel tippkohtumisel heaks kiidetavas kontseptsioonis. NATO välisministrite mitteametliku kohtumise teine ja viimane päev keskendus Afganistanile. Põhimõtteliselt lepiti kokku raamistikus, kuidas ISAF peaks tulevikus hakkama julgeolekut Afganistani üksustele üle andma. Kuhugi ei põgeneta, kinnitas NATO peasekretär. Soov on tulevikus hakata lahkuma aste-astmelt, kuid vaid siis, kui tingimused on vastavad. Ehk Afganistani üksused suudavad julgeolekut tagada ja keskvalitsus või kohalik omavalitsus on valmis enda eest seisma. So I don't think we should expect the Afghans to meet an impassable standard, but what we can expect and what we are working toward achieving is an Afghan national security force, military and police that is able to protect the people and create a sense of confidence in their capacity. With regard to the government of Afghanistan, I've said before, and I will repeat, I think President Karzai has one of the most difficult jobs in the world. Kõne all oli ka uus strateegiline kontseptsioon, millele pakub ideid välja Madeleine Albrighti juhitud ekspertgrupp. Kuigi algselt pidi mustand olema peasekretärile esitatud 1. maiks, siis nüüd jõuab see Rasmusseni lauale umbes 10 päeva hiljem. Kindlasti sisaldab dokument viidet palju räägitud kollektiivkaitsepunktile, kuid mööda ei saa minna küberkaitsest ja tuumaheidutusest. Kuidas lahendada vastuolu, et USA administratsioon tahab tuumavaba maailma? Teisalt tahab praegu hoida tuumarelvi Euroopa pinnal, kuigi mõned Euroopa riigid on selle vastu ning NATO peasekretär Rasmussen tahab hoida tuumaheidutust uues strateegilises kontseptsioonis. Now the discussion amongst all the allies has begun and I expect it to continue right up until November when the new strategic concept will be agreed. Välisministrid arutasid ka suhteid Venemaaga, kuigi Moskva oma delegatsiooni kohale ei saatnud, sest välisminister Sergei Lavrov leidis, et siin pole midagi olulist arutada. Kui Lavrov oleks saabunud, saanuks Moskva tõestada, et soovib NATOga koostööd teha ja sõbralikumalt suhelda, kuid teisalt andis venelaste puudumine ehk võimaluse asju avatumalt arutada. I think it was very open. It was very open and we could register some new steps from Russia. For instance, the behavior of top Russian leaders in relation to Poland, the Katyn tragedy, then this disaster of the Polish airplane bringing the Polish president to the place. Then we could see some other new steps from Russia which are bringing closer this country to NATO. NATOle lähemale jõudis ka Bosnia ja Hertsegoviina, millele otsustati anda liikmelisuse tegevuskava, kuigi tingimusel, et riik peab enda kätte saama kõik kaitseotstarbelised objektid.